Mida veel mäletab, vanaema rääkis, et kuidas Nõukogude piiril pandi suured mikrofonid või noh, need valjuhääldajad ja siis pandi vene laulud väga sellised kõvad ja väga lõbusad ja siis olid mikrofonides räägiti, et tulge meie juurde, Nõukogude võim aitab teid ja siis vene inimene tule meie juurde ja siis kui mõned on läinud, no mitte keegi mitte kunagi enam ei ole nendest kuulnud. Et väga palju lubati, et tulge, me oleme täpselt samasugused inimesed, aga siis teid neid kodanlik vabariik ja siis teid surutakse seal, aga meil on tööliste rahva siis poolt loodud riik ja meil on kõik vabadused ja tulge, meil on väga hea elada. Vanaisa, siis ta oli juba 60 aastat vana ja siis teda sõjaväkke mitte Nõukogude võimega, aga sakslased ei võtnud ja siis ta pani ennast kirja oma kaitsesse. Ja siis talle öeldi, et pane ennast kirja ja siis keegi sind ei häiri. Ja selle eest sõja lõpus tuli uuesti Nõukogude võim, pandi selle paki autosse või selle veoautosse ja siis saadeti Siberisse, kuhu ta on ka jäänud ja surnud. Kui vanaisa oli küüditatud, siis vanaema rääkis, ta mäletas, et vanaisa tahtis kinkida talle õmblusmasina. Väike tüdruk oli siis aga see sõdur tuli, et ei tohi, vot see on rahva omand nüüd ja ta on rahva vaenlane, ta on fašist. Ja siis vanaisa oli sinna saadetud ja siis pärast kogu see perevara oli ära varastatud selle kohaliku rahva poolt. Täiesti varastatud, mitte midagi ei ole jäänud ja ei ole antud see sugulastele. Temal oli nii, et tulid sakslased, aga ta vist võttis natuke napsi või viina ja siis ta ütles, aga mulle meeldib Nõukogude võim. Ja siis teda pisteti Tartu vangi ja praktiliselt terve sõja ajal ta istus Tartu vangis. Ja siis kui tuli Nõukogude võim tagasi, siis teda vabastas. Siis ta mäletab, kuidas üks Saksa sõjaväelane kuskil mingi nurga peal ütles tema emale, minu vanaemale, et minge sinna, minge metsa, et kõik neid maha lastakse. Et te olete, et ma teid tean, et kuskil kunagi piima olete andnud, meil on midagi sellist, et mingi selle metsa ja kui nad tahtsid põgeneda, siis teine oli kas rumeenlane või keegi teine seal, siis hakkas nende pihta tulistama automaadist ja aga olid kõik jäid ellu ja siis ikka põgenesid. Jah, et abikaasaga on nii, et ta väga pahane alati, kui teda nimetatakse näiteks okupantide järeltulijaks. Kuna tema vanaema oli küüditatud siia Eestisse sakslaste poolt Saksa okupatsiooni ajal. Sakslased põletasid ära tema vanemate küla Pihkva oblastis, mitte Petserimaalt, seal on Venemaa territoorium oli, aga see põletati ära ja siis tema vanemad olid, vanemad oli maha lastud sakslaste poolt ja siis sakslased küüditasid teda lapsena Klooga koonduslaagrisse. Ja siis ta rääkis väga palju sellest, kui ta mäletab neid laipasid, mis lebasid seal koonduslaagrist kõrval. Üks oli selle lastelaager ja kõrval oli selle juutide laager ja ta mäletab, kuidas põletati neid inimesi, kuidas piinati. Ja pärast teda võttis koju teenindajaks üks saksa perekond. Ja siis sõja lõpuni ta elas selles perekonnas ja siis kui tuli Nõukogude võim siia tagasi, siis selle osa perekonnast jäigi siia, perekonna isa muidugi siis oli arresteeritud, kas maha lastud või ma ei tea, mis temaga juhtus, ja siis ta jäigi siia.